Hea Hugo Treffneri gümnaasiumi koolipere, head Treffneri gümnaasiumi õpetajad, hea juhtkond, hea endine Treffneri gümnaasiumi juht, head treffneristid. Minul on täna au kõneleda Treffneri gümnaasiumi vilistlaste nimel. Ja kui ma sain kutse tulla täna siia, võtta sõna Kalevipoja ausamba juures, Treffneri 135. sünnipäeval, Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval, siis muidugi ma natukene tegin ka taustatööd ja uurisin, et mida sellistel puhkudel varem on kõneldud. Et ühelt poolt mitte mõjuda klišeena, teiselt poolt mitte langeda traditsioonist välja. Ja no muidugi jõudsin ikka välja Jakobsoni Isamaa kõnedeni, 3 Isamaa kõneni. Ja tõesti 150 aastat tagasi, aastal 1868, pidas Karl Robert Jakobson esimese oma 3 suurest Isamaa kõnest. Ja Jakobson laenas oma kõnes Piiblist, Vanast ja Uuest Testamendist tuntud müüti sellisest ajaloo kolmikjaotusest, valguse ajast, pimeduse ajast ja siis koidu ajast. Jakobson kirjeldas tol ajal üsna üllatavalt seda, et eestlaste usk, muistne usk, elukorraldus, kombed, traditsioonid, et need olid võrreldavad teiste muistsete suurrahvaste uskude, kommete, seadustega. Ja ta võrdles eestlaste muistseid kombeid suisa Vana-Kreekaga. Aga näiteks Kalevipojast kirjutas Jakobson järgmiselt. Oma rahva vanemaid ja kuningaid arvasid nad Kalevide soust välja läinud olevat, keda nad sellepärast Kalevide poegadeks nimetasid. Neist kõige kuulsam oli Sooni ehk lühidalt Kalevipoeks nimetud, keda meie rahva lauludes nüüdki veel igal pool austatakse. Aga valguse ajale järgneb ikka pimeduse aeg ja nii lõigi Jakobson müüdi 700-aastasest orjaajast. See oli võrdkujuks Piiblis kirjeldatud pattu langemise järgsele inimesele. Ja muidugi nii nagu Uues Testamendis luuakse uus armastusel ja vabadusel põhinev suhe Jumala ja inimese vahel, nii kirjeldas ka Jakobson oma Isamaa kõnes pimeduse ajale järgnevat koiduaega, uute võimaluste, lootuste, ärkamise, äratamistega. Ja see, millega need 19. sajandi teisel poolel ärganud ja äratatud lootused tipnesid, see annabki meile võimaluse lisaks Treffneri 135. sünnipäevale tähistada ka siis Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Aga muidugi võib seda Jakobsoni ajaloo käsitlust pidada lihtsustatuks ja selle võib kergesti ümber lükata. Aga on oluline meeles pidada, et Jakobsoni kõnedes oli midagi tõest palju olulisemat või midagi tõest mõjuvamat. Jakobsoni kõnes oli müüt või suur lugu. Ja kui ma ütlen müüt, siis ma ei mõtle tingimata valet, kuna müüdi puhul on tihti küsimus õigest või valest vähe oluline, üleliigne. Aga müüt on midagi, mis loob ja kujundab arhetüüpe, mõtlemise mustreid, identiteeti. Müüt kirjeldab meie olemise algupära ja tuuma. Müüt loob tähendusi. Ja need suured lood ühendavad inimesi. Leiame neist lugudest tihti olemise ühismõtte, seletused, eesmärgid. Ja müüt võib kergesti muutuda poliitiliseks ideoloogiaks. Ja kui see ideoloogia ühendab positiivse eesmärgi nimel, võib sündida suuri asju. Võib sündida riike, mille olemasolu on ime, mille olemasolu pole iseenesest mõistetav. Võib sündida riike, nagu Eesti sündis 100 aastat tagasi. Ja selle ime püsimise eelduseks on see, et me ei hakka seda vabadust pidama iseenesest mõistetavaks. Aga on väga oluline, et hoiaksime seda, mida Kurt, Kreutzwald, Tõnisson, Kross, miks mitte ka Lennart Meri või Mart Laar on jutustanud. Samas on väga oluline, praegusel ajal võib olla eriti oluline, meeles pidada, et need suured lood ja müüdid võivad suubuda ja on ajaloos suubunud ka hoopis teistesse voolusängidesse. Voolusängidesse, mis on täis hirme, kadedust,
võimuiha või vahel lihtsalt harimatust. Ja nagu ma ütlesin enne, et müüdid kipuvad inimesi ühendama. Ja meie ülesanne on olla eriti tähelepanelikud, mille nimel me ühineme. Mille nimel ja millele me oma ühisosa, isamaa armastuse või patriootlikkuse üles ehitame. Sest mõisted nagu patriootlikkus või rahvuslikkus on omandamas sisu, millega Jakobson või Meri poleks nõustunud. Meie võimalus, meie kõigi võimalus on nendele mõistetele anda tagasi positiivne sisu või hoida seda positiivset sisu. Meie võimalus on oma kultuuri, riiki, rahvust, oma inimesi armastada ja nende üle uhke olla, ilma vihkamata, räuskamata, süüdistamata, hirmutamata, ilma end teistest paremaks pidamata. Tõe ja õiguse teises osas ütleb härra Maurus Indrekule järgmist. Ükski eestlane ei armasta eestlast. Ükski ei armasta eestlast. Eestlane isegi ei armasta. Venelane armastab venelast, sakslane sakslast, lätlanegi armastab pisut lätlast. Aga eestlane eestlast ei armasta. Tema armastab venelast ja sakslast. Niisuke on eestlane. Aga eestlane peab eestlast armastama, nagu armastab teda härra Maurus. Ja kui me olemegi selle armastuseta päris pikalt hakkama saanud, siis ajal, kui hirmu või viha on võimalik üles kütta mõne sotsiaalmeedia postitusega, on eriti oluline keskenduda sellele, mis meid ühendab, mitte sellele, mis meid lahutab. Ja selle meie all pean ma silmas nii meid kui treffneriste, meid kui eestlasi, meid kui eestimaalasi, aga ka meid kui inimesi. Nii et me ei tea, kes on see Jakobson, keda 150 aasta pärast tsiteeritakse. Aga ma tean, et me saame kõik mõjutada seda, missuguste müütide või lugude nimel me ühineme. Soovin teile ilusat Hugo Treffneri gümnaasiumi sünnipäeva jätku ja pallil näeme!